kuskil võtad täna ette ja 20 aastat paugutad, siis 20 aasta pärast mine sa tea, mis juhtuda. Eks see on õige, et kui sa oled noor ja võimalust on, siis pauguta nii palju kui võimalust, aga üks, et ma arvan, sa nõustud minuga, et peale paugutamist peaks tulema ka nii-öelda see moment, kus sa hakkad reaalselt neid nagu momente analüüsima ja jälgima, et kui sa kuskil võtad täna ette ja 20 aastat paugutad, siis 20 aasta pärast mine sa tea, mis juhtuda. Aga mida ma veel nagu teada tahan, on see, et kui palju sinu vanemad sulle on tegelikult kõike seda nagu kaasa andnud, et praegu me oleme hästi palju rääkinud sellest investeerimisest, säästmisest, rahast üleüldse. Kui palju neid teadmisi on andnud sulle sinu enda vanemad? Ma arvan, et suures osas selline kas siis ettevõtluse mõtteviis või nõnda ja tegelikult mõelda, et isa on ettevõtja, ema on inglise keele õpetaja. Ühelt nagu ettevõtja suund ja teiselt õpetaja suund põhimõtteliselt. Need on, võib-olla ma ei teadvustagi, et need on nagu mingi kvaliteedina juba niimoodi sisse kujunenud. Ma usun väga, et vanematel on nagu oluline roll seal. Ja kui mõnel vanematega ei ole nii-öelda eriti vedanud, siis on vaja lihtsalt leida mingi teised eeskujud või mentorid või inimesed.